Sa tegid sellega, jaa. Kas sa tead ka, et see on huuleläige põsevuna? Chanelil. Vau. Tuli nüüd kevadel välja just see. Täna ma tahaksingi rääkida huuleläigetest. Et nad vahel mulle kohutavalt meeldivad ja vahel ma vihkan neid, sellepärast kui väljas on tuul ja loomulikult mina lendan ringi mööda linna, siis mu juuksed takerduvad huuleläikesse, pikad juuksed. No sellest ei takerdu, sest see on täiesti, kui sa nagu paned teda korra, pane mulle käe peale. Vaata, ta on täiesti selline värv, mis läheb naha sisse ja ta jääb hästi püsiv. Okay. Et ta on ideaalne, vaata, kui sa ei taha, et sul natuke jääks see kuhugi tead niiviisi nüüd siis segama, et ta annab su tooni ja kerge niisutuse ja that's it. Kas huuleläigete puhul on ka selline asi nagu õigesti ja valesti peale kandmine? Kindlasti on, et ja oleneb ka, mida sa tahad selle huuleläikega teha. Et näiteks siin on üks huuleläige, mis on siis Wunder 2 firmalt Wunder Kiss, mis on selline, kuhu sa saad veel süstida sisse huuli suurendavat ainet. Et ta on niigi huuli suurendava toimega, eks ole. Näiteks selline see on marjavärvitoon. Sellega, see on selline, et ma hommikul niisama värvin huuled ära tavalise huulepulgaga, siis päeva jooksul no tõesti lihtne ja mõtlen, seda tuleb ja nüüd väga palju ei tohi panna. Kuidas sa süstid seda? No tuli niiviisi, ei. Ma panin ta siia sisse ikkagi, sa nüüd läks palju siin. Nii, ja nüüd panen selle siia läikesse ja nüüd ta seguneb siin. Et ta on niigi huuli suurendav, aga nüüd, kui ta on siin sees, siis ta suurendab veel rohkem. Okei. Kohe näed, vaata. Külma sellise tunde annab ka. Ja ma vaatasin netist enne pilte, et mis ta teeb huultega. No kuule, sa olid mingi 2 numbrit suuremad huuled olid. Kalojan. Mis iganes. Ma ei saanud nüüd täpselt aru, mis asi see oli, mida sa tegid, kust sa tegid, mida sa tegid, nagu näita uuesti palun. See on niiviisi, et sa võtad selle, siin on tegelikult läige juba läbipaistev sees, nüüd sa võtad selle süstla ja võt siin sees on seda otse huultel ei tohi, ta on nii tugev aine ja nüüd natukene, siin on erinevad doosid on siin küljes, et kui palju sa paned seda, on ju doosi võrra paned ja siis paned kinni, siis kasutad natuke aega ära seda läiget ja siis ma ei tea, 6 aja pärast lisad veel enda seda juurde. Ma panin seda Wonderland Kissi praegu ja mul isegi sellest hakkasid sellest ka, ta suurendabki 2 minutiga saab siis sellise efekti, et täielikult nagu plambib huuli. Nii, Aquati Parma teeb ka huuleläikeid. Kusjuures nüüd teeb ja väga head on näiteks nad võtta just, mina armastan võtta reisile kaasa, et ta on huulepalsam, et ta ei anna küll tooni, aga ta annab sellise hea mõnusa niisutuse ja ravib huult, et näiteks õhtuti ma panen ka enne magaminekut huulele, et see on kindel, et hommikul on ka ilusti huuled sellised pehmed. Ta on pigem nagu kreem. Pigem nagu kreem, aga ei, huulepalsam, nagu nad kõik on need apteegis sellised huulepalsamid, eks ole. Siin on üks hästi huvitav, see on Pabori oma ja see on nagu küünelakk. Ja küünelakiks, aga ta on jällegi siis raviv, et tegu on siis huuleõliga, mis siis nii see annab tooni, aga samas ka hoolitseb huule eest, et hästi mõnus koostis ka. Et kui sa tahad just nagu natukene nagu hint of a tint on ju, et sa ei taha mingit paksu huuleläigetega sukest jällegi, et sind häiriks see päeva jooksul, vaid natukene tooni ja ülinaturaalne, aga ilus suke särtsakas värv. Ja need on erinevaid värve, et on siis tumedamaid, heledamaid. See on mul üks lemmik ka, et täheb suke mõnus marjane nagu huulele, et hästi hea toon on ka. No mille järgi ma peaksin siiski ikkagi valima nagu huuleläike, ütleme nii. Et esiteks ma võin seda kasutada, kui ma olen eelnevalt pannud täiesti tavalist matti huulepulka, aga et päeva jooksul siis huult värskendada ja võib-olla mitte nii palju kanda seda huulepulka jälle juurde, siis tegelikult võiks selle asendada kas siis huulepalsami või siis huuleläikega. Ja näiteks siin on veel selline huvitav ka Max Factoril, ta on nagu selline paks kreem kohe ja annab ka üliloomuliku tulemuse ja hästi huvitav aplikaator ka, et sa saad otse siis tuubist pigistada endale huulele ja värvida nagu selle huulekuju ära. Et väga, ta on nagu cushion stiilis, et see on nagu need meigikreemid ja põsepunad, need on cushion, et siis ka huuleläige on selline. Aga mina eelistan ka, ja näiteks kes hästi loodussõbrad, neil on siis
mida võib ka süüa, see on siis hauska, selline huuleläige. Et see on nüüd nendele, seda võib süüa? Seda võib lausa süüa, ma ütlen sulle, sa ei pea seda sööma, aga selles mõttes midagi ei juhtu. Et muidu öeldakse, et naine sööb elu jooksul ära nagu mingi mitu kilo huulepulka. Tonne või ma ei tea, mis iganes ja mehed ka ju, kes siis nagu niiviisi siis neid naisi peavad suudlema. Aga mis ma öelda tahan tegelikult õpetuseks on see, et see vatrad ja vatrad nii kaua ja me ei jõuagi lõpuni, on see, et mis mulle osade nende huuleläigete juurde kohutavalt meeldib, on see, et sa saad seda panna tõepoolest huultele, aga vajadusele ka põsesarnadele, annab sellise freshi looki ja eriti suvel, kui sa ei taha väga puudrit ja igasuguseid make-up kreeme kasutada, siis huultele ja kõskudele ja voilà, oleksid minemiseks valmis.